Lauri tripib maailmas, Bali, Kilisaared. Tere tulemast minuga Indoneesiasse, Balile ja Kilisaartele. Bali on üpriski armas, nunnu ja ilus saareke, kus on meeletult kaunis loodus, meeletult palju inimesi ja kõik see, mis siin toimub, on eurooplasele kohati uskumatu. Heipani hoo, nüüd on lugu selline, et ma olen jõudnud oma otsaga Balile, kuna mul on taas vaba nädal ja ma saan puhata. Ja jõudsin eile kusagil 3-4 paiku Balile ja võtsin siin endale hotellitoa ja tulge, ma näitan teile niisugune näeb välja siin. Täiesti harilik hotellituba. See siin on rõdu, kus ma praegu passin. Ja tuba on siis selline, ega siin väga luksust ei ole, voodi, kummult ja siis on siin veel ka WC ja kus. Ja see on kõik. Ja see maksis mulle 250 kohalikku ruupiat. See on umbes täpselt kui põled läheb palju raha. See eurodes või dollarites teeb, aga siuke see tuba on. Ja ööse magatud ja nüüd ma ootan, et kell saaks 10 tuleb mingisugune brother, võtab mu peale ja viib mind Kilisaartele. Selleks, et saada Kilisaartele, tuleb ette võtta väike tripp paadiga. Mina tegin seda kiirpaadiga ja kogu tripp Kutast kuni siis saabumiseni võttis aega mul täpselt 3 tundi. Loodus on meeletult kaunis taaskord ja Kilisaarele jõudes ma olin natukene üllatunud ja kohkunud, et mis kurat siin toimub. Seal ei ole mitte ühtegi autot, rollerit seal ei ole, seal ongi ainult hobused ja rattad. Ja see on siis takso, millega ma sõitsin oma ööbimispaika ja väike õll tee peale ja tuld. Kui ma oma esimest ööbimiskohta saabusin, siis olgem ausad, mina olin väga üllatunud, et selline luksuslik villa asub Kilisaartel. See oli tõesti väga kena. Ma ootasin pigem mingisugust pangolotaolist hurtsikut, aga ei, sain hoopis villa. Siin on mu sõber Erko, tema pani kahjuks oma tšikliga matsu siin Kilisaartel ja no, luudkondid terved, aga nahk rikutud. Ja majad ringi uudistades oli minu põhiline emotsioon, wow, appi, issand, see on nii vägev, oi kui ilus. Noh, vaadaks seda vannituba, see oli tõesti täiesti uskumatult kaunis koht. Koduga tutvust tehtud ja saarega uudistama minek. Saar on väga kummaline, sest et sa võid kohata seal 5 meetri peal totaalset vaesust ja superrikkust. Õhtusöök, tervitus napsid. Alkoholivabad kokteilid, by the way, ei joonud algsi. Nii, nüüd juhtus selline asi, et meil selgus, et me saame jääda siia veel 1 ööks ja me mõtlesime, et me võtame 2 magamistoaga asemel 3 magamistoaga villa ja selleks, et jagada ära, kes kus magab, meil on vana hea tikumäng ja hakkame siis pihta. Palun! Lucky bastard. Need poisid, kes said siis 2 pikemat tikku, saavad omale privaattoa ja siis mina ja Erko, kes me saime endale lühikesed tikud, peame siis tuba jagama. Kõva! Juures olevalt pildilt on siis näha, kuidas Eesti talent ja Saksa talent üritavad trepist üles vedada 3-kohalist diivanit, et saaks nautida ilusat vaadet. Mega video, nigga. Presjaan. Ja loomulikult aitäh vaatamast!